Tervist, mina olen Tõinn Nodermann, Tartu Ülikooli etnoloogia magistrant ja hetkel olen Kultuuriteaduste Instituudi üliõpilaskogus ning samuti Eesti Üliõpilaskondade Liidu liige. Olen päris pikalt olnud seotud üliõpilase esindusega nii varasemalt bakalaureusõppes Eesti Kunstiakadeemias kui Tartu Ülikoolis magistrantuuris. Erinevatel tasemetel nii siis instituudis kui valdkonnas, EKAs ka nõukogus ja siis EUL-is. Minu soov kandideerida TÜÜ esimeheks on tulnud peamiselt sellest, et läbi nende aastate ma olen näinud Tartu Ülikoolis, kuidas tudengid tõesti võetakse kuulda ning ma tahaksin, et see kuulda võtmine läheks siis veelgi paremaks ja et inimesed kasutaksid seda võimalust ära, sest see on tegelikult vägagi erakordne. Väga paljudes ülikoolides ei ole üldse sellist võimalust, et tudengid niimoodi kuulda võetakse. TÜÜ on olnud viimastel aastatel päris suures kriisis, mulle tundub, ja kuna praegu see võimalus tuli ja mul on endal ka aega ja motivatsiooni selleks, siis sellest johtuvalt ma ka võtsin selle ette. Valimisplatvormis endal oli mul 5 punkti. Esimene siis TÜÜ sisekliima parandamine, et kuna see erinevatel põhjustel on olnud ka siis omavaheline suhteliselt kehv viimasel ajal, siis seda teha paremaks ja aidata tuua kriisist välja TÜÜ. Siis seal platvormis oli näiteks minu jaoks on oluline, see oli mul küll viimane 5. punkt, aga see on selline alati mul nagu südames olnud siis rohelise ülikooli mõte ehk roheline mõtlemine ja loodussäästlik tarbimine, kõik on minule endale väga südamelähedane ning ma kujutan ette, et see on ka ülikoolile oleks äärmiselt hea mainekujundaja, et ma näiteks Helsingi ülikoolis õppides raamatukogus olid sellised 3-nurksed prügikastid, kus sai ära visata paberi, biojäätmed ja segaprügi ja see automaatselt näitab inimesele, et ülikool on tulevikku suunatud mõtlemisega ning progressiivne. Ja kui Tartu Ülikoolist saaks samamoodi siis esimene roheline ülikool Baltikumis, siis see oleks suurepärane. Seal platvormis oli mul toodud sisse ka TÜÜ juhatuse töö siis efektiivsemaks muutmine ja siis erinevate tööde ja projektide konsolideerimine, sest TÜÜ kui TÜÜ juhatus, kui TÜÜ eestvedaja peaks tegema oma tööd siis äärmiselt läbimõeldud ja kui on vaja, et praegusel hetkel mõned projektid siis kõrvale lükata või siis panna praegu pausi peale, siis niimoodi tuleb ka teha, et just nimelt selekteerida ja prioritiseerida ning siis efektiivsemalt edasi minna. Mis on siis ühtlasi ka ju tegelikult sellised võib öelda, et töö järjepidevuse üheks aluseks. Sellepärast, et ma olen kompromissialdis inimene ja hea suhtleja. Ma olen südamest humanist, see tähendab seda, et ma proovin ja katsun leida siis erinevate lahkarvamuste vahel ka ühisalasid ja inimesi siis seeläbi kokku viia, sest vastasel juhul
kui igaüks jääb oma siis nagu ainult oma arvamust raiuma, siis sellest ei tule tegelikult mitte mingisugust kasu. Ma tahaksin öelda praeguste vastaskandidaatide kohta, et tegu on väga heade ja tublide inimestega ning mul on selles mõttes väga hea meel, et kui üks meist siis 3 osutub valituks, siis kindlasti saab TÜÜ endale väga hea esimehe, sest kõikide puhul on tegu ikkagi mõistlike inimestega.